Onkoloogika. Räägime vähist. On saade, mis avab ausalt ja tabudeta 2 noore naise elu ootamatu 4. staadiumi vähidiagnoosiga. Saadetesse mahub nii igapäevaelulisi mõtisklusi, arutelusid oma ala ekspertidega kui kogemuslugusid kaasteelistelt. Tere taas, armsad Onkoloogika podcasti kuulajad. Stuudios on taas Kristel ja Pille. Pille ja Kristel. Ja ka sel korral ei ole me saates kahekesi, vaid meil on täna külla tulnud Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull, keda mina esimest korda, ma arvan, nägin eelmisel aastal Arvamusfestivalil, kas sa juhatasid vist seda paneeli või? Ja, teemal siis haiguslehe ajal töötamine. Ja see oli oluline teema minu meelest, mida käsitleda. Ja kuna me oleme siin Pillega siuksed mugavad inimesed, otsime inspiratsiooni elust enesest, siis tänane saade tegelikult ongi seotud jälle sellega, mis minu ja meie homne päev toob, et tööteemad on taas aktuaalsed ja täna püüamegi siis kaevuda sellesse, et kas vähihaigena minna tööle, jääda koju, kas minna tööle vanasse kohta, teha karjääripööre ja viia ellu oma ammused unistused. Millest me veel räägime, Pille? Ja räägimegi sellest, ma arvan, tugistruktuurist ja võimalustest, mida ka meile siis riik tagatisena pakub. Ja ma arvan, et Sirlis siin ongi paslik sõna anda sulle, et äkki sa räägid üldse natuke ka endast. Ja tere minu poolt ja kõigepealt aitäh, et te mind sellises tegelikult ägedasse saatesse. Ma saan aru, et teemad on väga tõsised, aga ma kuulasin teie eelnevaid saateid ja tõesti väga äge, et sellist kogemuste jagamist teete ja neid teemasid nii inimlikult ja avatult käsitlete ja ka infot annate ja ma arvan, et see töötamise teema on ka väga oluline, mis käib kõigi inimestega kaasas, sõltumata, kas neil on haigus või ei ole. Aga jah, minu taustast, et ma liitusin Töötukassas ka pea üle 10 aasta tagasi ja just selleks, et aidata ellu viia töövõimereformi. Kui väga üldiselt öelda, et mis see töövõimereform on, et kui umbes 10-12 aastat tagasi inimesed, kelle oli hinnatud vähenud töövõime kaotus või puue, siis neid töötuna arvel oli väga vähe, mõned protsendid töötutest, et oli üsna levinud, inimesed muidugi töötasid, aga väga paljud olid passiivselt kodus ja see oli võib-olla ka selline ühiskondlik hoiak või ka see lähenemine, et ega nii tööandjad kui teenused ka ei olnud väga toeks. Aga täna ikkagi väga paljud tervisepiirang inimesed töötavad ja ka Töötukassas töötutest umbes 20% on keeruliste tervisepiirangutega, kes tööd otsivad, et see pilt on oluliselt muutunud ja ka ühiskond on muutunud. Aga võib-olla mõne sõnaga minu enda taustas, siis ma olen nii-öelda aegade algusest peale tegelenud puuetega inimeste teemaga, et algusaastatel raske psüühikahäiretega inimeste teemadega hoolekande valdkonnas ja liikunud siis edasi tööturu valdkonda ja lihtsalt ka õppinud sotsiaaltööd ja eripedagoogikat, et just kuidas just erinevaid puude teemasid. Ja kui on onkoloogika saade, siis nagu te olete siin ka öelnud, et tegelikult on vähk niivõrd levinud haigus, et igaüks leiab oma perekonnast ja suguosast kellegi või on vähe neid, kes ei leia, et nii ka minu selline lähiperekonnas või lähiringis on mitmeid keerulise vähiga noori inimesi, kellel on ka lapsed ja pered ja kõik need elumured ja rõõmud, et ma olen ka neid kõrvalt näinud, nii et ei ole üldse kauge teema. Ma arvan, et teil on ilmselt keeruline leida saatekülalist, kellel ei ole kuskilt kaugeltki pidi seotust ka isiklikult selle vähitemaatikaga. Jah, on see nüüd hea või halb, aga tänane olukord paratamatult selline on ja vähemalt minul annab see julgust, et inimesed meie ümber mõistavad seda teemat rohkem, kui ma oleksin võib-olla osanud varem arvata ja loota. Aga kui me nüüd läheme siis tänase saate teemade juurde, siis mõtlesime, et kust otsast sellele kõigele lähenema hakata ja mõtlesin, et arustame ikkagi selles mõttes päris algusest. Et kui inimene saab vähidiagnoosi, loomulikult tema haiguse staadium, tema füüsiline ja vaimne olukord, see kõik
võib olla seinast seina väga erinev ja iga juhus ongi omanäoline. Aga mingis kontekstis ikkagi see kriisikaar või ka see teemade jada, mida mööda me hakkame kolistama, kui me selle diagnoosi saame, on meil sarnane. Ja üks nendest teemadest kindlasti on ka finantsiline toimetulek, mis saab minust, minu kohustustest, minu perest, kuidas ma saan hakkama, kas ma saan tööl jätkata, kas mind võetakse täisväärtusliku töötajana, kas ma üldse peaks tööle minema, et neid küsimusi kõige selle ümber on palju, on ju. Et Pille, kas sa mäletad, ilmselt mäletad, või mis on sinu kogemus tööle ja töölt eemale ja ettevõtluse ja mille kõigega veel nüüd enda selle pika teekonna jooksul, et kuidas sinu lugu on kujunenud? Jaa, mingeid võimalusi tol hetkel, kui ma diagnoosi sain, ei olnud veel, aga no ikkagi klassikalise noore inimesena mingid 32 oli vist, on ju? Jaa, 32. Praegu ka noor on ju. Aga ikkagi jagasin vastavalt eneseolu tundele siis ära, et mingi aeg olin haiguslehel, mingi aeg olin tööl. No aga lähme ikkagi nagu täpsemaks, on ju. Said diagnoosi. Mina mäletan, et ma olen kuulnud jutte sellest, et sa olid alles hiljuti juhiks saanud. Jaa. Sul oli väga vastutusrikas roll. Ja ega siis ei tahagi ju kuhugi ära kukkuda, sest et tegelikult ühest küljest oled sa endas mingi sellise hoopis uue tahu leidnud. Ja aga no loomulikult kõik see pinge, mis sinna kaasas käis, see on jälle next level. Aga jaa, ma läksin kohe tagasi tööle ja purjetasin ikkagi selle lauluga edasi, kuigi vaatamata sellele, et mul oli tegelikult ikkagi päris palju füüsilisi piiranguid, aga antud hetkel siis aitas, nii-öelda seal oli nagu natuke sükest iseenda nii-öelda siis mugandamise võimalust, eks ju, et juhi positsioonil siis olin tol hetkel. Aga mingi hetk, kui see haigus ikkagi jäi mind muudku aga niimoodi külastama ja tegelikult seal murdus ikkagi nii see füüsiline kui ka vaimne, siis mina jäingi päris ära kuju haiguslehele ja tegelikult sealt tuligi siis nii-öelda tööandjaga ikkagi töösuhte lõpetamine ja siis sellesama siis, ma enam paragrahvi numbrit ei mäleta, aga nende nii-öelda siis tervislikel põhjustel. Ja siis sa jäid tööturult eemale, kui pikaks? Ma jäin päris pikalt, sellepärast, et ega minul võib-olla ka mingid sellised võib-olla sisemised mingid tungid võib-olla nii-öelda hoopis ka midagi muud tegema hakata, aga kuna antud hetke olukord oli ikkagi selline, et sul mingeid otseseid säästusid või mingeid selliseid asju nagu kõrvale pole pandud, et siis selle jaoks oligi siis loodud see nii-öelda töölt teema, kuidas seda nimetatakse, võib-olla siin Sirlis aitab kaasa, et nii-öelda vähenenud töövõime ja töövõimetoetus. Ja see tuli ka, aga et kui nüüd tervislikel põhjustel tööle lõpetati, et siis ikkagi see nii-öelda aasta ikkagi ju oli see nii-öelda riigipoolne toetus veel sealt ka olemas, eks ju. Ja mina tegelikult leidsin Töötukassas väga palju erinevaid nüansse, mida ma kõike tegelikult ka ära kasutasin ja käisin karjäärinõustaja juures, coachiks sobin ja tegelikult ma ka liitusin nii-öelda siis selle alustava ettevõtte toetusplatvormiga, ma täpselt ei mäleta, kuidas see nimetus oli. Kas mingi koolitus? Jah, ma äriplaanis küll põrusin, et see, ma ütlen ausalt, siis ma ikka saan aru nii hästi, et ma ei ole ikka finantsinimene. Aga hetkel siis tegelen ikkagi pisikest viisi loomeettevõtlusega. Loomeettevõtlus osaliselt oled? Osaliselt olen tagasi, aga juhi rollist teadlikult loobusin tervise kasuks. Okei. Aga sinu
eks me ikka natuke tahame siin tundemaailma ka saatesse sisse tuua, on ju, et konstateerime selle teekonna ära, et kuidas me oleme käinud ja siis läheme põhjalikumalt teemadesse vast sisse ka. Küsin ise enda käest, Kristel, kuidas sinul need lood on olnud? Tänan küsimast. Minuga ma olen paadunud töötaja, kes teeb kõike täie tuhiga ja see vist on siit varasematest saadetest ka läbi kõlanud. Et enne diagnoosi saamist siis ma ikkagi panin 4 aastat täistuuridel ja see kõik oli üliäge, mida ma tegin, ma väga nautisin seda, ma olin alles alustanud ka tegelikult enne diagnoosi saamist mõni kuu tagasi uues ägedas rollis, uues ettevõttes, nii palju oli sihikul, mida oleks tahtnud kõike hakata ellu viima ja siis põnsti tuli sulle see diagnoos, on ju. Ja kui ma nüüd nagu tagasi vaatan, see on nii klassikaline lihtsalt. Said diagnoosi, võtsin haiguslehe, jäin haiguslehele, 6 aega kannatasin haiguslehel olla, siis juba nagu kibelesin tööle tagasi. Töö juures kõik ütlesid, et palun ole veel, kohane oma olukorraga, mitte midagi meil ei juhtu, et sa võid väga rahulikult olla ilma igasugust, nagu ilma mingit süüd tundmata. Sest ei, mis mul on siin siis, käisin ravil ära ja ma ikka tulen tagasi. Ja läksin tagasi ja hullult mingi pusisin ja möllasin seal kuni sinnamaani, et mu haigus ikkagi nagu ei tahtnud taanduda ja tuli silma uus kolle ja siis see silm eemaldati ja lõpuks nagu siis, kui mul see silm oli eemaldatud ja ma jäin puhkusele, siis peale seda ma enam tööle tagasi ei läinud, sest minu teadvusesse jõudis ikkagi kohale see, mida ma need esimesed pool aastat ei tahtnud endale tunnistada või mida ma endaga jälle tegin. Sest nii suur selline psühholoogiline, kui sa oled kirglik inimene ja kui sa väga tahad mingisuguseid asju teha ja mul oli suurepärane meeskond, siis see tunne, et sa jääd sellest kõigest eemale, et sa jääd nagu mingist rongist maha või et äkki ma lähen tagasi ja siis ma ei ole nagu enam nii oma või kuidagi see nagu maailm läheb mul eest ära, et kui ma tagantjärele mõtlen, siis see on see miski, mis mind nagu kuidagi väga kannustas tööle tagasi minema, et kuna see haigus iseenesest on nagu nii määramatu ja ma ei teadnud, mis saab, ma mõtlesin nii kaua, kuni mul nagu enestunne on hea, et ma pigem nagu teen täiega kuni sinnamaani, et ma sain aru, et see lõhub mind praegu veel rohkem ja ma võtsin haiguslehe. Ja see haiguslehe võtmine oli üks kõige raskemaid otsuseid üleüldse, sest mul oli jälle sisimas, ma ütlen, see iseenda nagu piitsutamine. Nagu jälle nii suur süütunne oma kolleegide ees, et kuidas ma nüüd jään koju, sest mul nagu füüsiliselt otseselt ei olnud tol hetkel ju nagu midagi peale selle silma eemaldamise viga. Ja see ei seganud mind tol hetkel nagu enam, ma olin taastunud sellest operatsioonist, ma olin lõpuks kohanenud ka selle nagu olukorraga. Et justkui oled töövõimeline, aga tegelikult ei ole. Kupli all ei ole, aga inimene on väga osav seda nagu enda eest ka ära peitma, on ju. Aga lõpuks tuli süda kõvaks teha ja haiguslehele jääda ja ma ütlen, minu kontekstis see tollel hetkel ikkagi oli parim otsus seda teha, sest see andis mulle lõpuks võimaluse päriselt oma haigusega ja diagnoosiga silmitsi seista ja mõelda, kuidas seda elu edasi elada ja milliseid valikuid teha ja kuidas ennast üldse kokku korjata. Ja võt selline huvitav lugu on ju, kui me nüüd teeme niisugust sissejuhatust. Ja, aga nüüd, Kristel, sul on diagnoositud ju töövõimetus, eks? Ja, ma mõtlesingi, et nüüd meil on need lood on laual, aga selle kõige käigus on ju olnud neid samu dilemmasid, on ju, et kuidas ma ikkagi hakkama saan, et jah, ühtpidi see haiguslehele jäämine oli seotud sellega, et ma jään mingist rongist maha, teistpidi jälle finantsiliselt pead ka mõtlema elu üle järele, on ju. Ja et nende rahaküsimuste juurde võib-olla lähemale minna, siis mul tuli praegu meelde. Üks põhjus, mis tõttu ma sain selle otsuse teha, et ma jään haiguslehele, oli see, et mul oli tehtud elukindlustus. Ma tegin töövõime hindamise
ma arvasin, et ma ei saa seda, ma sain aastaks ajaks selle töövõimetuse, sest oligi silmaemaldus, selle olukorraga kohanemine, pluss kogu see psühholoogiline pool on ju, et kuna mulle määrati töövõimetus, siis mul oli võimalik ka kindlustusest saada oma laenu kustutamist ja rahalist toetust, et see tegelikult oli ikkagi lõpuks ka see tõuge, et ma julgesin selle sammu astuda, et töölt eemale jääda, kui ma mõtlema hakkan. Kui ma seda poleks saanud, ma ei tea, võib-olla ma oleks hambad ristis edasi punnitanud, on ju. Et aga töövõimetus. Me mõlemad oleme siin Pillega töövõimetud tänase hetke seisuga, on ju. Minu lootab ilmselt uus hindamine mingi hetk ees. Aga ja, Pille, sul on... Minul on nüüd pikem. Igavene. Ei, no võt ikkagi 5 aastat on see maksimum, mis pannakse. Ja esimese ma veel sattusingi sinna nii-öelda kategooriasse, kus siis pidi, kus on 4 staadium, pidi ainult panema linnukese sinna kuskile täitmise, sinna ankeeti. Et nüüd siis tuli täita natuke pikem formaat. Aga kuidas see töökindlustus või selle, ütleme siis selle töövõime toetuse tendents üldse on nagu ajas? Kas meil tuleb rohkem järjest ikkagi töövõimetuid või kuidas? Või vähem hoopis? Ja no võib-olla kui ma teid kuulasin teie lugusid, siis võib-olla see kõrval oleks hea öelda, et kuidas riik toetab siis tervisepiiranguga või haigusega inimesi, et need ongi suur mure see, et kui oled töölt eemal, siis pole ju ära sissetulekut ja ka sellised sotsiaalsed garantiisid või et siis võib öelda, et see on suuresti nagu 3 etappi jaotatud, et kõigepealt ongi see haigusleht ja see, kui on ravi ja diagnoosimine ja analüüsimine, ja haiguslehe esimese 2 kuu jooksul antud haiguslehe ajal ei saagi inimene töötada samaaegselt. Aga võib-olla selline, teie jagasite enda lugusid, et kuidas isiklikult on see tööle tagasiminek või mitteminek või puhata või aga et selline riigi üldine ootus või ka need võimalused on see, et kui inimene jaksab tööd teha, et siis ta tegelikult võiks tööturule tagasi liikuda varem ja ka selle töövõimereformi puhul, ka näiteks osalise töövõime puhul inimene üldse toetuse saamiseks peab töötama, õppima või otsima tööd, olema aktiivne. Et see aktiivsus üldiselt muidugi nii palju, kui inimene jaksab ja suudab, aga et see töötamine üldiselt on nagu positiivne nii sissetuleku mõttes kui ka muus mõttes, et nii roll, tegevused, mõtted viib mujale. Kuhugi kuulumine, eks ju. Ja võib-olla selle pinnalt ka eelmise aasta suvest Sotsiaalministeeriumi, Tervisekassa ja ka Töötukassa koos muudeti ka seda haiguslehe kasutamise võimalust, et 61. päevast tegelikult inimene võib töötada ja olla haiguslehel samal ajal ja töötada siis selle koormusega, millega ta jaksab, vähemalt pool koormust tööandjaga kokkuleppel ja haigekassa hüvitab seal ka palgavaheni, et inimene töötab näiteks poole koormusega, aga saab kätte täiskoha palga. Ja tööandja siis maksab siis selle osa eest, mis koormusega inimene töötab, et justkui nagu võit kõigile ja selle muudatuse mõte on just olnud see, et inimesed ei ole nii haiged, et nad ei saa üldse midagi teha, aga nad ei ole ka nii terved, et nad võiksid täiskoormuse ja täisvõimsusega edasi töötada ja see on küll uus muutus ja selle viimase poole aasta jooksul on üsna vähe olnud veel need inimesi, ja tööandjad siis, kes sellist osalise paindliku töötamise, kohandatud töötamise võimalust pakub, aga ma arvan, et see kindlasti laieneb, et ta toetab just seda võimalust, et inimene saab töötada nii palju, kui ta jaksab ja tööandja siis saab aidata seal vastavaid kohandusi teha, kas tööaja, töökoormuse, töötingimuste, tööülesannete osas ja inimene jääb pikaks ajaks töölt kõrvale, sest muidu saab haiguslehel olla kuni 6 kuud, aga nüüd siis 3. kuust kuni 6. kuuni siis võib olla selline töötamine haigusleht samal ajal, et mitte jääda nii kaua tööelust kõrvale. Kui ma mõtlen jälle ajas veitsa tagasi, septembris jäin haiguslehele, olingi 2 kuud olnud haiguslehel, sellest mulle tegelikult selles mõistes nagu kas just piisas, aga nagu see oli väga oluline aeg, et nagu täiesti kõigest eemal olla, aga see 2 kuu järgselt tagasiminek, mul oligi plaanis kasutada seda sama võimalust ja tööandja ja perearsti ja kõikide arstidestega olid nagu kokkulepet juba tehtud,
kuniks tuli mul see metastaaside diagnoosimise litakas ja ma ikkagi ei läinud tööle tagasi, sest et oli vaja selle uue olukorraga kohaneda. Aga kui nüüd metastaase poleks avaldunud, siis see on ma ei tea, ma ei oska nagu ära kiita, kui mõistlik ja patsienti toetav lahendus see tegelikult on, sest sellises raskes haiguses või elukriisis olles sa vajad nagu selle tempo natukene maha tõmbamist. Ja täpselt see, et ma ei jää kollektiivist eemale, ma ei jää päriselt eemale, ma saan panustada, samas ma ei pea minema tööle tagasi kohe sellepärast, et muidu ma ei saa oma tasu piisavalt kätte, on ju, et oma maksud ära maksta. Et see minu meelest on nagu väga hea lahendus, aga millega ma põrkusin natuke oligi see, et kuna see on nii uus asi, et siis minu tööandja juures, kes on Eesti üks suurimaid tööandjaid, nad ei olnud vist ühtegi olukorda veel sellist pidanud käsitlema ja arstil ei olnud ühtegi kogemust, et ta on lihtsalt alguses konarlik, aga kas sellistes olukordades võib ka Töötukassa poole kuidagi pöörduda, et nõu ja abi saada? Ja, et Töötukassa poole nõustamiseks ja konsulteerimiseks võeta pöörduda kõik inimesed, töötavad inimesed ja ka inimesed, kes ei tööta ega ole töötud, et sellist infot, mis on nende võimalused ka tervisemuredega, kuidas riik toetab, kuidas Töötukassa toetab, et see on kindlasti olemas ja tõesti see reform, siin on ka Töötukassa roll sellele osaaega haiguslehel töötamist ja haige olemist võimaldaval siis sellisel haiguslehel olemisel, et seal on just ootus, et tööandja teeb muutusi, kohandusi, aga mõnikord võivad need kohandused või ka selline nõustamisvajadus olla ka nii tööandjal, võib-olla ka töötajal, et mismoodi siis, millised need töötingimused siis olema peaks, mida inimene oma tervisega saab teha, mida mitte, ja siin Töötukassa pakub siis omalt poolt teenuseid sellisel pikaajalisel haiguslehel olevale inimesele, ja tööandjate nõustamist ja tuge, et need lahendused tuleksid nagu lihtsamalt ja kergemalt inimestele, aga tõesti see on uus muutus eelmise aasta suvest ja väga hea, tundub ka väga mõistlik muutus, et loodetavalt järjest sujuvamaks see muutub, et nii tööandjad kui töötajad teavad seda võimalust. Aga kui varmad üldse on nii-öelda siis nõu ja abi küsima, et kutsuvad ettevõtted teid ka nii-öelda rääkima ja samas kas ka töötajad, sest et me räägime siin sellest haiguslehe ajal töötamisest, aga me räägime ka tegelikult ju töökoha kujundamisest, eks ju, et kõiki töökohti kuidas me teame, ja kui vastutulelikud siis meil tööandjad ikkagi tänapäeval on, et kas see tendents läheb ajas paremaks? Ja võib-olla kõige lähim nõuandja on töötervishoiuarst muidugi, et enamasti töötajad läbivad ka sõltumata sellest, kas neil on haigus või ei ole, töötervishoiuarsti vaateväljas ja töötervishoiuarst on ka kindlasti üks oluline osapool, kes tööandjat nõustab, aga ka Töötukassa ja me oleme võib-olla mis Töötukassale endale tundub, et töötuksed seotakse tihti töötutega, aga tegelikult me toetame ka tööandjat nii töötaja leidmisel kui ka siis töötaja toetamisel, ka tervisepiiranguga töötaja toetamisel ja ka töötavaid inimesi, et see on võib-olla selline lähtepunkt, et Töötukassa poole nõu saamiseks võib alati pöörduda, ei pea alati töötu olema. Aga mis puudutab tööandjate hoiakuid, siis juba ma alguses ka mainisin, et kui me vaatame kogu see töövõimereformi perioodi ja võrdleme võib-olla 10 aastat tagasi ajaga, et tööandjad, seda näitavad ka uuringud, et tööandjad on muutunud avatumaks, ühiskond üldiselt on muutunud avatumaks, on palju rohkem tööandjaid, kes on valmis kaasa mõtlema, oma töökeskkonda kohandama, neid tingimusi looma, ja ega siis on erinevaid haigusi, mis ründavad. See on, ja Töötukassa tegelikult üks teenus, mida me pakume tööandjatele, ongi nõustamine tervisepiiranguga tervise osas. Ja seal on näiteks, me korraldame kvartalis näiteks kõigile üle veebi, see on väga avatud, erinevate sellest, kuidas erinevad tervisemured mõjutavad inimeste tegutsemist. Ja pakume ka tööandjatele sellist grupinõustamist, et kui näiteks tööandjal on juhtum, et tööle tuleb diabeediga inimene või ATH-ga inimene, et kuidas siis tema
kuidas see haigus mõjutab tema tegutsemist, millised on tema vajadused ja see võib ka olla konkreetse inimese kaasuse põhjal, aga võib ka olla üldiselt, et ei pea ütlema kollektiivile, et keegi on selle haigusega, vaid lihtsalt tööandja tellib oma kollektiivile sellise koolituse ja me oleme nagu järjest enam erinevaid seminari teinud ja tööandjad on väga palju, küsitakse vaimse tervisealaseid koolitusi, kuna see teema on ka järjest enam tõusetunud ja väga oluline, et sellest räägitakse, et ja võib-olla mis on veel oluline, et tööandja jaoks ja võib-olla ka kaastöötaja jaoks ei ole niivõrd oluline, et mis on inimese diagnoos, et ja inimene, me hästi palju takerdume selle taha, et inimesed tegelikult on väga ettevaatlikud oma tervisest rääkimisest, see on võib-olla väga isiklik, on hirmud, kardetakse, et neid vallandatakse ja samas nagu tööandjad on ka erinevad, et on ikkagi ootused, mida usaldusväärsem on suhe, mida rohkem inimesed avavad seda ja valmis oma tööandjaga jagama, seda tegelikult pikas perspektiivis on see positiivne, et see ühine kell leitakse, kuigi on ka selliseid juhtumeid, kus inimene vallandakse, aga mis ma tahtsin öelda, et mõistlik on rääkida sellest, mis on inimese vajadused, et kui ta vajab puhkepause, ta ei saa olla näiteks lärmakas ruumis, on vaimse tervise mured, ta ei talu pingelisi olukordi ja kui inimene nendest räägib, et ta ei pea ütlema, et mul on haigus see ja see, diagnoos see ja see, vaid et mul on terviseprobleemid ja vot mul on sellised vajadused, et siis see on hoopis olulisem info nii tööandjale, kaastöötajatele, kui nüüd see, et ta inimene peaks ütlema välja, mis ta diagnoos on, vaid just see, et kuidas see tema tegutsemist mõjutab, missugust töötingimusi ta vajaks ja neid saab siis tööandjaga läbi rääkida, et ükskõik, mis teemat me oma saates käsitleme või millest me räägime, jõuame ikka selle juurde tagasi, et lõpuks taandub kõik kommunikatsioonile, et ja kommunikatsioon on elu alus, nagu ma ütlen. Kas töö juures, kas kodus, kas iseendaga sisekõnesid pidades tasub ikkagi rääkida sellest, mida on vaja ja ei pea tingimata haigustega sildistama. Aga ma olen nii palju kuulnud selle lühikese aja jooksul nüüd just seda sama hirmu, et ma ei julge tööandjaga jagada seda, et ma olen mingi diagnoosi saanud, sest ma kardan, et ta ei võta mind siis enam tõsiselt, ma ei saa mingisugust ametikõrgendust või siis veel hullem, kui saab juhtud töötuks jääma, et mind üldse kuskile tööle võetakse, on ju, et seda nagu käib hästi palju läbi. Ma isiklikult ei ole seda hirmu tundnud, sest ma olen ka töötanud võib-olla kaks sellist nagu suuremat tööandjat olnud, et nad ongi, ma ei tea, Eesti parimate tööandjate kuskil toppides ja kõikide nende teemadega tegeletaksegi ja ollaksegi väga paindlikud. Aga mitte igal pool ei ole see niimoodi, et huvitav, kas nagu sellist diskrimineerimist selles kontekstis, kas see ka kuidagi jõuab kuhugi või? Töövaidluskomisjoni või? See on väga oluline teema ja see teema on kogu aeg ja see on väga tõsine teema, et inimestel te olete väga avatud ja teil on ka olnud selline positiivne töökeskkond, aga väga palju inimesed ikkagi on murelikud ja neil on hirm tööandjale jagada seda infot ja tõesti nad kardavad, et kas lähemas või kaugemas tulevikus ikkagi see mõjutab nende töötamist, et ja ma arvan, et see tõde on kuskil vahepeal ja samas on tööandjad, kui me vaatame tööandja uuringuid just siin hiljuti, et tööandjad tegelikult ütlevad, et aga ma ei saa kuidagi seda töötajat aidata, kui ma ei tea üldse tema tervisemurest, ma ei tea, mis ta vajadused on, et ma tahaks, et töötaja ütleks, meil on isegi ja jagaks mulle seda, et siis ma saan teda aidata ja nüüd ilmselt see tõde ongi seal vahepeal, et on ka neid tööandjaid ja on ka neid puuetega inimesi, kes ütlevad, et aga mind ikkagi vallandati, ma tajun, et mind vallandati ikkagi tervise tõttu või oligi see sama paragrahv või ikkagi ma kuidagi et tööandja ikkagi kartis, väga, mis on varasemalt, mida täna võib-olla vähem on, aga lihtsama võib-olla füüsilise tervisega, aga väga palju, mis tekitab ebakindlust, on kõik, mis kaasneb vaimse tervisega, et siin on olnud aegu, kus see on päris keeruline, sest just see teadmatus on see, miks
miks tööandjad või miks tööandjad ka teevad midagi, mida nad, kui neil oleks need teadmised olemas, siis nad võib-olla oskaks seda inimest toetada, aga jah, tööandjad, näiteks kui inimene kandideerib tööle ja siis ta kandideerimisel ei ütle, et tal on terviseprobleemid, aga see tuleb siis mõne aja pärast välja, et tal on need mured ja vajadused, et siis isegi tööandjad on öelnud, et see on natuke usalduse kuritarvitamine, et kui ta oleks alguses öelnud, me oleks saanud kohe läbi rääkida need teemad ja küsimused, et eks see on nagu selline tõde kuskil vahepeal. Ja no siin mina olen näiteks väga sama meelt, sest et tegelikult kui inimene kandideerib kuhugi, siis ta peab ikkagi iseendale ausalt ju otsa vaatama, et kas nendel nii-öelda igal kandidatuuril on ka oma mingid kriteeriumid, et kas ma vastan nendele kriteeriumitele, eks ju, et kas see töö on mulle jõukohane. Aga minul on küll ehe näide endast näidata, et kui ma aastaid elan nii-öelda on see minu lugu olnud avalik, eks ju, kord väiksemal, kord suuremal määral, siis olles ise juhi positsioonil, siis ma tegelikult ju tean, et kui inimene kandideerib tööle, siis üldjuhul ikkagi tehakse ka mingi selline taustakontroll, et me ikkagi võtame selle sotsiaalmeedia lahti, nii et inimesed siis mõelge, mis te sinna sotsiaalmeediasse postitate. Et see paraku käib kaasas, mõtleme me sellest või mitte. Ja tegelikult mina olin siis mingil hetkel olingi selles olukorras, kus ma saan aru, et samal ametikohal ma ei saa jätkata, et ma ei saa minna tagasi keskkonda, mis võib-olla ikkagi lõhub mind, eks ju, et see enda hoidmine tuli nagu teise pilti. Ja vaat nüüd, kui selle vähidiagnoosiga sa tahad teha mingit elupööret ka töövaldkonnas, et on see siis mingi täiesti kardinaalne ametivahetus või mingi ümberõpe, siis see on ikka paganama keeruline. Ja tegelikult ega mind väga vestlustele ei kutsutudki. Ühest küljest võib-olla valisin ka mingid lihtsamad tööd, oli seal siis põhjuseks mu diagnoos või oli seal siis põhjuseks mu mingi ülekvalifitseerumine või midagi hoopis kolmandat. Aga meil ikkagi on, kui ainult seda vähidiagnoosi nii-öelda käsitleda, siis meil ikkagi on need stigmad, et just kui on see vähidiagnoos ja mingi aste juures, et siis ikkagi see kirst nagu paistab sealt. Et ma arvan, et me ikkagi siin kõik koos saame ka muidima hakata seda, et tegelikult vähidiagnoosiga inimene just, ja ta võib elada väga pikki aastaid, väga täisväärtuslikku elu ja olla võib-olla vaimselt hoopis sellises kohas, kus teda ei trigerda mingid tavalised probleemid, mida ühte tavalist inimest võib-olla siis trigerdab, eks ju. Et see on ka, ma arvan, suund, mida meie ühiskond kindlasti võiks rohkem käsitleda. Aga sa enne mainisid, et sa käisid karjäärinõustaja juures ja püüdsid seda karjääripööret teha, et mis kogemus see oli, et kas see aitas? See oli väga äge kogemus. Tegelikult mina arvan, et kõik need sellised, nad ju aitavad sul endas midagi jälle avastada. Ma poleks eluses arvanud, et ma mingiks coachiks sobin, mis iganes. Aga see coach kuidagi sinnamaani ikkagi jäi, sest et ma tundsin, et see loomeettevõtlus on nagu võib-olla see, mida ma rohkem nagu südamega teha tahan, aga siis oligi mingi, et kui see äriplaan läbi kukkus, siis jälle oli mingi motivatsioonilangus, nii nagu elu ikka. Et vahepeal ikkagi olid ja võib-olla on praegu kõik jätkuvalt abikaasal majanduslikult selline päris sükene karm aeg. Et siin me tulemegi jälle selle juurde ka, et mis on ikkagi antud hetke võimalused, missugune on see tugistruktuur meie ümber, et see hakkab ka ikkagi väga suurel määral oma rolli mängima ja tegelikult mingi hetk ongi, et inimene võib-olla ei taha, aga ta paraku peab ikkagi sinna tööle ju tagasi naasma. Aga ma võin võib-olla see karjääripööre on tegelikult hästi oluline teema, et kui inimene ei saa tervise tõttu enam sama tööd jätkata, siis ongi tegelikult see karjääripööre üks võimalus ja algussamm ongi see, et Töötukassas on võimalik broneerida aeg karjäärinõustaja juures ja jälle kõik inimesed võivad seda teha, selleks ei pea olema töötu või töötav või ükskõik, ei ole mingeid tingimusi ja just koos karjäärinõustajaga arutadagi läbi, et mis võiks olla see sobiv töö või ka koolitus, mida siis õppida, et uusi oskusi näiteks omandada ja mis sobib ka selle terviseolukorraga. Ja Töötukassa tegelikult ka toetab, kui inimene töötab, aga ta tervise tõttu on näha, et ta ei saa seda tööd jätkata, et siis on võimalik saada tööturukoolitusi läbi karjäärinõusta, õppida uusi oskusi või ka isegi suisa asuda tasemeõppesse
just, et õppida ka ametit, võib-olla see tasemeõppe sellise keerulise haiguse alguse ajal on liiga suur koormus, aga ka läbi selliste koolituste saab see coachi näide ilmselt on ka, et või ka see ettevõtlusnäide, et ma saan aru, et teie puhul see äriplaan ei olnud nii aga edukas, aga tegelikult see on ka üks tee ja väga paljud ka näiteks vaimse tervise muredega inimesed, kui me tööreformi algatasime, siis nad tõid välja, et see iseendale tööandjaks olemine olukorras, kus terviseolukord muutub, kord on parem päev, kord halvem päev, on tegelikult võimalus ja me Töötukassaga seda ettevõtlusega alustamist toetab läbi koolituse, ettevõtlustoetuse ja see on tegelikult üks tee. Muidugi ettevõtja on ka, selleks peab ikkagi olema natuke sellist sättumust, aga see on ka üks võimalus ja tehakse ka väga väikseid asju läbi selle ettevõtluse, aga just see annab võimalus olla paindlik. Et see on ma tahtsin korra sulle coachi teema juurde tagasi tulla, et kui selle karjäärinõustamise käigus tuligi välja, et sulle sobiks coachi amet, ma olen jumal nõus. Nüüd nagu vaadates, kuidas see praegu on meil siin kaaspatsiente juba nõustad. Et aga kui sa nüüd oleks tahtnudki coachiks saada, siis kas need ka toetavad koolitused ja väljaõppe, mis Töötukassa pakub, nad tõenäoliselt kuidagi lähtuvad ka sellest, mis on tööturu vajadused, on ju, et sa nagu päris igaks, tahad YouTuberiks saada, siis seda ei tule tõenäoliselt Töötukassasse õppima, et kuidas, ongi, ma sobin coachiks, aga see eeldab ka mingisugust ettevalmistust, et sa ei saa lihtsalt coachiks hakata, on ju. Et kuidas sellist asjadega on? Ma päris, ja tõesti Töötukassa just ka viimastel aastatel on vaadanud oma need koolitused üle, mida Töötukassa vahenditest ja rahastatakse ja tõesti siin on see tööturu vajadus hästi oluline ja tööturu olukord, et me koolitame neid asju, kus on võimalik ka tööd leida ja kus tööturul on näha, et nende ametite järgi on vajadus. Ma praegu selle coachi kohta peast ei oska öelda, kas seda Töötukassa koolitab või koolita, aga jah, et seal on see komponent ja seda oskab karjäärinõustaja öelda, et kas see teie siis selline võimalik töö, mida võiks teha või mis võiks sobida, et kas seda koolitatakse, kas Töötukassa koolitab ka või tasu võimaldab seda välja õpetada? Mul tegelikult oli, mina ütlen ainult kiidusõna, et mul oli täiesti imeline konsultant, et kuidagi mina jõustasin teda ja tema jõustas mind, et kuidagi selline äärmiselt meeldiv suhe oli meil, et tegelikult ikkagi mingid erinevad koolitused käisid läbi küll, aga kuna mul tol hetkel oli lihtsalt nii fookusesse võetud see mingi oma loometee, kuna võib-olla see loometee ma endas mitte isegi ei taha, et öelda, et avastasin, aga võib-olla taaselustasin, et siis see oli võib-olla mu kuidagi selline fookus. Te olid teinud mingi valiku, kuhu peale vaadata. Jah, et tol hetkel see küll põrus, on ju. Aga kuidagi on see ikka nüüd jälle ellu läinud. Aga kui me räägime ettevõtlusest või ettevõtlikkusest, on ju, et siis hästi paljud või paljud, kindlasti nagu paljud ikkagi minimaalselt vähidiagnoosiga inimesed hakkavad tegema ikkagi, kui tervis võimaldab mingit sorti vabatahtlikku tööd, on ju. Et kui me siin ise ka vaatame enda ümber ringi erinevad vähipatsientide liidud, ühingud, see kõik on vabatahtlik töö. Aga samas see on ka ettevõtlikkus, et sa asutad ühe organisatsiooni, sa hakkad sellega tegelema. Sellest võiks ühel päeval võib-olla saada ettevõtlus, aga need inimesed, mulle tundub, et see puhtalt enda kogemusest. Ma olen tõenäoliselt hingelt nagu kõige ettevõtjam inimene, kes üldse olla saab, aga ma kardan ettevõtlust. Et mul on nii palju nagu ideid läbi käinud, aga alati see jääb kuhugi selle taha, et nagu mis ettevõtja mina nüüd olen, on ju. Aga nagu midagi ette võtan, siis ma võtan nii, et on võetud, et praegu jälle me asutasime MTÜ selle onkoloogika ümber, on ju, sest et see teema juba ise on selline, sa ehitad organisatsioonid üles, sa paned asjad käima, sa leiad rahastuse, kõik värgid-särgid, on ju, aga vaat sinna ettevõtlusesse ei julge minna, et aga see on ka ettevõtlusega sinna vabatahtlik ettevõtlus. Nojah, tegelikult MTÜ on ka ettevõtte vorm lihtsalt, mittetulundusühing, on ju. Peaks leidma kellegi, kes maksab ka. Et kui palju otsime sponsoreid kui palju seda ettevõtluse huvi just teieni jõuab, et aidake mul siis nüüd ettevõtjaks saada või need, kes ikkagi ettevõtlusega alustavad, ongi juba kuskil ise hakkama saajad?
No see on selline, üldiselt vist ettevõtjaid ühiskonnas on ka 6-7% või kes on ise ettevõtjad, ega ka töötute seas ongi selline, ega see protsent ka palju suurem ei ole, kes alustavad siis oma ettevõttega. Aga jah, võib-olla see on selline julgustamist vajav teema ja töötukassa pakub koolitust ja ka mentorlust, et kuidas siis olla, kuidas siis hakata ettevõtjaks ja mida teha ja tegelikult seda pakub ka EAS varem, et tegelikult neid kohti on, kus seda, ka riik pakub seda ettevõtlusalast nõustamist. Ja ka koolis ju tegelikult seda ettevõtlikkust nagu toetakse, et see võib ka olla väike projekt või minu meelest tasuks ikkagi proovida seda enam, et te nii ettevõtlikud olete, et leida selline sissetulekut toov ettevõtte vorm. Aga jah, see on üks tee ja tegelikult see võib olla tervisepiirangu inimestega üks tee ja see ettevõte võib ka väike olla, ei pea ju kohe suurt firmat looma. Seal ongi see dilemma, mis ma jälle omast käest mõtlen, et praegu ma olen turvalise hea tööandja juures palgal, mul on olemas erinevad tugiteenused, ma ei ole nagu iseenda peremees küll, aga see on nagu teatav turvatunne, mis kaasneb sellega, et sa oled palgatöötaja versus siis see, et lähed lindpriiks ja hakkad mingit oma asja ajama, aga siis sa oled ka ise ainult enda eest väljas, aga samas ma arvan, et see on kas just see hind, mida on vaja selle eest maksta, aga sa pead mingisugusest osast turvatundest võib-olla selle jaoks loobuma, et olla ise oma aja peremees või võtma mingeid riske. Et ma lihtsalt tahtsin selle ettevõtluse kontekstis ka eestlane on tagasihoidlik tihtipeale just ka raha küsima oma aja eest eriti. Kui on juba mingi füüsiline toode, et ma olen midagi valmis teinud, siis seda ma ikkagi nagu suudan müüa juba. Aga oma aja eest, et ma konsulteerin, ma nõustan, ma õpetan kedagi, et see kujutate, Kristel, kui palju ma oma tooted olen lihtsalt ära kinkinud. Lõpuks mees juba ütles, et aitab nüüd et ma tahaks jälle, miks ma sest räägin nii pikalt, et selliseid pillesarnaseid andekaid loovinimesi, kes on suutelised midagi oma kätega või oma ajuga või kuidas iganes tegema on tõenäoliselt meie ümber palju, et mõistlik on see kuidagi ka ikkagi nagu ettevõtluse formaati edasi kanda. Mina mingis hetkes saan aru, et kui tervis veel ju kannab, eks hirmud on küll, see on täiesti arusaadav ja eks need mingid ju hirmud ju käivadki. Aga et see päris nii-öelda elu sinna hirmud alla ära ei mattuks, siis tegelikult nii kaua, kui keha ja vaim kannab, siis on ju mõistlik see, et kõik munad ei oleks ühes korvis. Ja vaat seda kuidagi mõtet ma olen nagu hakanud juurutama. Majanduslikult jätkuvalt ikkagi on keeruline, et ma ütleks, et Eestis tänapäeval Eesti keskmise sissetulekuga ikkagi naljalt roosiliselt ära ei ela. Aga mis ma tegelikult just selle ettevõtluse koha pealt siin on see ikkagi iseenda usaldamine on see kõige raskem teema üldse. Aga räägi natukene, kuidas sinul see teekond nagu välja nägi või miks sa üldse otsustasid hakata mikroettevõtlusega tegelema? Tegelikult minul sai ikkagi alguse teistest. Et sa teed midagi, nokitsed midagi ja võib-olla meil on ka see mentaliteet, et just eriti loomevaldkonnas, et sa pead olema siis mingi, ma ei tea, lõpetanud kõrgema kunstikooli või ma ei tea, mingi Kihorkutsa laulu, jah, et sul peab olema ikkagi mingi diplom, mida ette näidata või mingi, et ma ka mõtlesin, et minna nagu selle kunstivaldkonnas nagu eraldi, loomulikult võiks olla ju mingeid tehnikaid baasina rohkem juures ja eks neid aja jooksul ka tuleb, aga siis mul üks sõbranna ütles nii hästi, et siis ei ole enam pille. Sa ei ole enam siis pille, ja eks mul ikkagi on ta abikaasa innustas ja sõbrad innustasid, ja siis tegelikult saigi kõik algus sellest, et ma midagi tegin. Ma olin selles mõttes selline tundeline inimene, nagu ma olen, et see on kuidagi minu väljendusviis, mitte ennast ära lõhkuda. Ja siis ma paningi need asjad nagu sinna loomingusse, ja ma hakkasin neid ära kinkima, ja lõpuks ma sõbrannad ütleb ka, et kaus kingin need nagu, paned siis nagu raha teenima, et mina ja raha ei ole kunagi kokku käinud väga niimoodi, on
lillelaps olnud terve elu. Ja selleks, et siis oma nüüd ettevõtluse vormiga alustada, sa läksidki Töötukassasse, kirjutasid sinna projekti. Ma kõigepealt käisin ikkagi selle koolitusega läbi. See oli väga äge koolitusprogramm ja tegelikult, siin ma jälle saangi aru, et kui su keha kannatab, kui meel kannatab, siis tegelikult võimalusi on loodud väga-väga palju. Aga lihtsalt ongi see, et kas sa võtad selle riski, kas sa julged teha seda mingit väga kardinaalset muutust, sest et see mugavustsoonist välja tulek on ikkagi niivõrd suur, et ma arvan, et selle võib-olla sellise muutuse murdmise taga on tegelikult ikkagi väga paljud asjad kinni. Ja ma võib-olla ka olen hästi nõus sellega, mis sa praegu ütlesid, et see, mida me ka näeme Töötukassa pool, et kuna me tegeleme, hindame ka töövõimet, siis hästi tihti on näha ka seda, et inimene töötab ametikohal, mis tegelikult tervist kahjustab ja on näha, et kui ta nüüd veel seal aasta töötab, et praegu on osaline töövõime, et siis ta lõpuks saabki, kahjustabki tervist nii, et tal on puudu töövõime ja kuidagi me saame inimesele pakkuda, et tule karjäärinõustamisele, et me aitame tööd vahetada, aga see on väga suur otsus, eriti veel, kui sa et inimesed natuke töötavad hambad ristis oma tervise nimel töökohal ja hoiavad sellest hästi kinni, sest see teadmatus, et kui ma nüüd hakkan uut asja õppima, kas ma siis leian uue töö, et ma olen hästi nõus, et see on päris keeruline otsus, et sellest turvalisest ja kellel on pangalaenud, tegelikult ju keerulised olukorrad, et aga jah, kui töötukuse vaates me julgustame, ka töötamise ajal teises töökohas sa võid tulla karjäärinõustamine juurde, et see peab töölt ära tulema ja siis hakkama seda uut tööd otsima, vaid sa saad paralleelselt ka selle tänase tööga ikkagi neid võimalusi uurida ja tulla Töötukassasse nõustaja juurde ka töötava inimesena, et millised võimalused üldse tööturul on, mis need tööd täna, mida pakutakse, mis need tingimused on, sest mõnikord ka inimesed, kes töötavad, nad ei tegele sellega, et mida tööturg täna pakub või kus need tööandjad on või millised on avatumad tööandjad. Et enne kui võib-olla sellist otsust teha, et ma tulen töölt ära, nõu saab tulla Töötukassa küsima ka töötamise ajal ka sellistes küsimustes. Ja mul on üks ka enda eluliselt, ma tunnen selline koht, kus et hoitakse töökohast kinni, aga vahest on ka see, et hoitakse positsioonist kinni. Ja vaat see on see, et kui sa tuled juht, et kuidas ma siis nüüd appi, et ma lähen nüüd siis spetsialisti tasemele tööle või mismoodi nüüd siis. Ja mina seda näiteks sain päris tugevalt tunda, kuna ma tegin otsuse, et vaimne pinge peab minu elus taanduma, siis läksin osalise koormusega täiesti tavalisele teenindustööle ja tegelikult see, mis ümber kaudu sumin siis pihta hakkas, eks ju, et päriselt läksidki juhi positsioonilt, kukkusid niimoodi alla, mis sul viga on. Ja siis ma saangi aru jälle, kuidas see positsioon on meil niimoodi sinna kuskile kinni kleebitud. Ehe näide on tegelikult see, et meil juhi kohast hoiavad tegelikult kramplikult kinni tegelikult pigem just need inimesed, kes tegelikult sinna juhiks ei sobi. See võib-olla ei ole selle saate fookusteema, on ju. Aga lihtsalt, et minus kihvatas see, et tahaks hullult midagi öelda või ennast kuidagi tõestada või maksma panna või. Aga siis ma saan aru, et ma ei pea ennast mitte kellelegi tõestama. Ja see tunne, kui sa jõuad sinna kohta, et ma ei pea mitte kellelegi ennast tõestama, vaid oluline on see minu sisemine rahu, see on ikka hullult ilus koht, kus olla. Ja see väga palju jälle peegeldab seda, et kellele me siis elame või mis kuvandit me oleme endast loonud ja mille põhjal me seda loome, et mind ennast lihtsalt väga liigutas, hiljuti oli teles ja ühes podcastis ka Rein Raadik, üks Eesti koondise endine tippkorvpallur, kes võitles ka siin vaimse tervise probleemidega ja nüüd tuli oma lugu avalikult jagama. Ja selle saate lõpus oli see, et ikkagi tuntud inimene ja Eestit esindanud koondises ja kõrgliigas mänginud ja nii edasi, on ju, et täna ta töötas kuskil Laos, kui ma ei eksi, on ju, ja kuidas ta ise rääkis sellest, et kui pikki aastaid ta mängis ennast lõksu justkui läbi selle, et
ta hoidis kinni mingisugusest staatusest, et sa ei tunnista endale, sa ei tunnista avalikkusele, et sul on ka näiteks kas või see vaimse tervise probleem, millega on vaja tegeleda ja kui see nõuab, siis ka minna hoopis mingit muud tööd tegema. Et mulle tundub, et me oleme jälle nagu enda vangid selles osas. Ja kuidas ta samamoodi, kui ta nagu selle valiku, ütles, ma olen täna nii õnnelik selles kohas, mul on töö, mis toob leiva lauale, kus on toredad kolleegid, ma üldse ei muretse selle pärast, mida teised arvavad, mis tööd ma teen, ma ise olen sisemiselt rahul. Ja siin on ka see, et mitte keegi ei välista seda, et ta mingis kontekstis omale sobivatel tingimustel veel kuskile mingile, ma ei tea, mis tööpõllule naaseb või näiteks mina, et kuskile juhipositsioonile naasen. Ja mulle ikkagi, ma olen Kristelile juba rääkinud, mulle tuleb kohe see Tuule peal see maa seriaal, kus, ma ei tea, oled Sirlis näinud seda, kus Toomas elukutselise sõjaväelasena siis peale rasket teenistust ja vangipõlve siis läks kraavi kaevama. Ja ta ütles, et ta pole elu sees ja olnud nii rahul, sest et ta näeb, kus ta töö algab, ta näeb, kus ta töö lõpeb. Et meil ongi elus ka erinevad täiesti olukorrad, kus ma tunnengi, et mingi asi on nüüd minu jaoks palju, aga siis olegi see ja võtta see risk ja mine. Aga kus juures, ma võtan nüüd siit omakorda kinni. Minu varasem töö siis enne diagnoosi, 4 aastat ka MTÜ-d eestvedades ja väljaspool igasuguseid normaalseid tööaegu ja töökoormusi toimetades ja ise kõige eest vastutades ja selle pinge all elades on ja ma mäletan, kui ma otsustasin, et ma nüüd lõpetan selle rolliga ära ja lähen oma järgmisele väljakutsele vastu, ma olin 100% nagu seal, et see peab olema 9-5 töö, kus ma saan jätta töö lõpuks töö juurde, tulla ära, et mina ei vastuta nagu lõpuni välja kõikide maailma asjade eest, vaid ma olen nagu üks töötajate seas ja sellel hetkel, kui ma seda teistele nagu ise uskudes nagu pitchisin, kõik, kes mind nagu mu lähedal tundsid, nad olid mingi arvad jah. Kuni järgmise korrani, Kristel on. Sina lähed, Kristel, jah. Lähed sellist tööd tegema. Ja nagu päris ma tunnen, kuidas ma tahaksin nagu selles, et ma saan päriselt ukse enda järel kinni panna, et ma tean, kus see kraavi ots, algus ja ots on ja. Aga lõpuks nagu mulle tundub, et ma vist ei saa selle enda olemuse vastu. Et kõik lõpuks ei sobigi selliselt toimetama, aga et seda teha on tegelikult jumala okei. Ja, et kui sul on ju tekib ambitsioon mujale ja see on ju ka täiesti loomulik tee, aga lihtsalt, et me ei paneks mingeid staatuseid nagu üksteisele nagu otsa ette. Aga tegelikult mina Sirlist tahtsin hoopis teema tuua nüüd hoopis teise kohta. Minul seda endal vaja ei läinud. Aga see töötukassa poolt pakutatav nüüd siis rehabilitatsioon, et mis see endast tegelikult ette kujutab, sest ma tean, et hästi paljud nad saavad veel nagu mingit psühholoogilist tuge. Minul ei olnud seda selles mõttes tol hetkel seal paketina. Ma ei küsinud ka, ma arvan, et selles mõttes, et kui ma oleks hakanud sellest rääkima, siis oleks kindlasti tulnud teemaks. Aga see on ka ju mingi väga-väga suur ja väga oluline ja väga lai plokk, millega tegelikult töötukassa veel omakorda toetab. Ja, et kui töötukassal on, meil on üle 40 erineva teenuse hüvitisi, mida töötukassa pakub, aga on üks pakett teenused, mis on siis vähenenud tööga inimestele, kellel on hinnatud siis töövõime piirang või siis puudega inimestele, kellel on puue hinnatud. Ja seal paketis tõesti üks teenus on tööalane rehabilitatsioon, on ka kogemusnõustamine, on ka abivahendid, kohandus, tugiisik töötamise juures, et ja on veel sellist tuge tööle saamiseks, aga rehabilitatsiooniteenus on jah üks laiemalt kasutatav teenus ja seda pakume nii töötutele kui ka töötavatele inimestele, kellel on siis hinnatud vähenenud töövõime, et selleks isegi ei pea töötuna arvel olema. Ja rehabilitatsiooni puhul see fookus on see, et inimesel ikkagi on nagu vajadused nii kas töö säilitamiseks või ka seesama teema võib-olla on ka päris hea alustada sellest mõttest, et ma
võiksin vahetada oma töökohta ka tööalast rehabilitatsioonist, sest seal on ka sees, et kas see töö, mis sa täna teed, sobib sulle, kas sul on mõningaid muid valikuid sooviksid teha, võib-olla kui sa lubad, siis rehabilitatsiooniasutus saab nõusta ka sinu tööandjat, et kuidas sinu töökohta kohandada või ka töötingimusi parandada, aga teha rehabilitatsioonimeeskonnas on erinevad spetsialistid, psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, füsioterapeut, ka arst, kes küll konsulteerib ainult, õde, võib kaasata ka loovterapeut, et aga inimesel on siis mingisugused komplekssed vajadused, et nii psühholoogiline, füüsiline, et see rehabilitatsioonimeeskond saab toetada nii ja ka selles osas, et mis töö selle tervisega sobib, kui ka tegelikult seal ka psühholoogiline nõustamine näiteks või ka füsioteraapia või ka tegevusteraapia, et mida keegi vajab ja see on selline 1 aasta ja see pearaha on 2500 eurot ja seal saab siis üle 40 tunni siis need erinevaid teenuseid, sõltub millisesse asutusse inimene ise valib endale siis sobiva asutuse. Muidugi kõigepealt tuleb Töötukassasse pöörduda ja koos nõustajaga siis hinnata, et kas see rehabilitatsioonivajadus on ja seejärel siis asuda sinna teenusele, et see on ka üks võimalus ka töötavale inimesele, et kellel on tervisemured. Aga jah, see oluline on, et vähemalt töövõime peab olema hinnatud, et päris nii, et mul on haigusleht ja lähen või et mul on tervis kehv, tunnen, et lähen rehabilitatsiooniteenust, et see on mõeldud siis vähenenud töövõimega inimestele ja puudega inimestele. Aga kui me võtamegi selle vähenenud töövõime nüüd korraks nagu teemana ette, nagu ma ütlesin, mina oskasin seda minna uurima üldse põhimõtteliselt seetõttu, et ma lugesin selle kohta oma elukindlustusest. Mu esimene reaktsioon oli see, et nagu selleks, et olla töövõimetu, on ju sa põhimõtteliselt, ma ei tea, ma peaks olema voodisse aheldatud, sest tänapäeva täiskasvanu ju üldse nagu selleks, et ta tööle ei läheks, tal peab olema kas kõrge palavik või nagu päriselt nagu mingi verejooks kuskil, et muidu ju nagu muid põhjuseid tihtipeale nagu ei tunnistata, et töölt eemal olla. Et ma ei oleks nagu selle peale tulnud, aga kui ma hakkasin ka seda küsimustikku täitma, siis ma saingi aru, et esiteks see aitas ka mul endal aru saada, et mul päriselt ikkagi selle nagu haiguse tulemusena on mingi, ma olen nagu teises kohas omadega ja mul võib-olla ongi vaja aega ja mul on vaja võimalust olla eemal. Et kas seal on nagu mingid trende selles osas ka, et kui palju neid avaldusi tehakse või kas need kukkusid hoopis ära kuidagi osaliselt sellega, kui see läks võib-olla põhjalikumaks, sest see folkloor käib ka praegu mööda erinevaid diskussioone, et jube raske on nüüd seda küsimustikku täita, et see on nii pikk ja nii põhjalik ja kui sa nagu väga hästi ennast väljendada ei oska, et siis sa ei saa sealt seda töövõimetust ja nii edasi, et mis sa selle kohta oskad meile kosta? Ja väga üldiselt öeldes, et kui inimese tervise krooniline haigus, puue, tervisepiirang mõjutab tema tegutsemist pikka aega ehk kauem kui 6 kuud, et siis on tegelikult töövõime hindamist võib taotleda igaüks, ega keelatud ei ole, aga see tõenäosus, et see osaline või puuduv töövõime tuvastatakse, on see, et tegemist on pikaaegse haigusega, mis mõjutab siis tegutsemist ja siis kuidas haigus inimest mõjutab, et see on siis nagu oluline. Ja võib-olla see vahe, kui 2016. aastast alates Töötukassa tegeleb töövõime hindamisega ja maksab siis töövõime toetust osalise puuduva töövõimega inimesele, et kui enne seda olid ka olemas süsteem, olid töövõimetus pensionärid või töövõimetus oli, siis see oli rohkem diagnoosipõhine, et kui mul on selline diagnoos, siis oli selline ministri määrus, mis ütles, et siis on sul 30%, 40% töövõimetust, aga see uus lähenemine töövõime hindamisel lähtubki sellest, et on diagnoos ja kuidas see diagnoos mõjutab seda konkreetset inimest ja sellepärast need seisud on hästi erinevad, et inimesel võib olla, me oleme toonud insuldi näiteks, et üks inimene on üks kehapool kergelt tuim, tal on insult ja teisel on insult ja ta on täiesti voodihaige, et üks haigus võib mõjutada inimesi erinevat ja ka need taastumise etapid on erinevad ja ravimite mõjud, et seetõttu ei saa kunagi diagnoosi põhjalt öelda, et see võrdub osaline või puuduv töövõime, vaid ja
töövõimet hinnatakse 2 erineva info alusel, üks on see, mis on terviseinfos kirjas, et mida arst on sinna siis kirjutanud, kas eriarst või perearst, et inimesel on diagnoositud haigus ja seal on ka kirjas tihti, kuidas see haigus inimese tegutsemist mõjutab. Ja teine on siis inimese enda hinnang, mis on seal taotluses siis, et mida ma saan teha, liikumine, käelja tegemine, vaimne tervis, enese eest hoolitsemine, et inimene siis lihtsalt hindab ise ennast, ja need seda 2 infot kokku pannes, siis ekspertarst siis teeb järelduse, millised piirangud inimesel on ja kas need piirangud on siis sellised, et inimesel on osaline töövõime või nad on väga ulatuslikud, tal on puuduv töövõime. Aga jah, te küsite seda arvu, et üldiselt töövõime, meil on 92 000 enam-vähem, täpselt arvu praegu peast ei oska öelda, aga töötukassa kodulehel tegelikult on kõik need arvud hästi päevaseisuga olemas, et kui palju meil on inimesi, kellel on hinnatud töövõime ja see on 16 kuni vanaduspensioni iga, ehk et siis töövõimet hinnataksegi tööealistel inimestel, pensioniealistel ja lastel ei hinnata töövõimet. Ja ta on püsinud üsna stabiilne, aga mõneti natukene on seal vähenenud, aga tihti aetakse seda töövõime hindamist segamini puude hindamisega, et tervisepiiranguga inimene saab taotleda 2 hindamist. Töövõime hindamine Töötukassas ja puude hindamine Sotsiaalkindlustusametis. Ja see, kus see vähenemine hästi hüppeliselt toimunud on just puude puhul, aga nad ei ole nagu üksüheselt seotud, et töövõime puhul nende inimeste arv on suhteliselt stabiilne. Küll ja natukene on muutunud alates 2016 ja siis kui me vaatame tänase hindamine täpsemaks, aga tegelikult on muutunud ka terviseandmed täpsemaks, et arstid kajastavad rohkem infot inimese, mis piirangud inimene on, mida ta teha saab ja mõneti on ka ravivõimalused muutunud ja ka hindamine ise, et me oleme töötanud juhiseid täpsemalt, et paremini siis ekspertarstid oskaks hinnata ja välja tuua neid piiranguid ja kuidas siis otsustada osalise või puuduva töö üle, et see võib olla ainus põhjus, mis teatud määral on vähenenud tööinimeste arv vähenenud, aga see on üsna väike ja see tuleb lihtsalt sellest, et andmed on paremad ja hindamine on täpsem. Okay. Aga kuna me oleme üsna pikalt nüüd rääkinud erinevatel teemadel, siis mina mõtlen juba vaikselt oma homse päeva peale, kus ma lähen oma tänase tööandjaga siis üle pika aja kokku saama. Mina olen 5 kuud olnud nüüd haiguslehel, sest et see osalise koormusega tööle tagasiminek ei tulnud enam kõne alla peale metastaaside leidmist. Aga me järgmises saates räägime sellest, kuidas tihtilugu nende haigustega need haiguse arengu kõverad on väga vastuolulised. Ehk et ühtpidi mina täna oma sellises tervislikus seisus mitte diagnoosi, aga selle epikriisi või nagu viimaste arengute kontekstis olen väga heas kohas. Ehk siis metastaase enam ei leitud peale välisravi Rootsis. Nüüd ongi märtsikuu ja maikuuni ma ootan, millal toimuvad uued uuringud, et saada teada, kas siis midagi on tagasi tulnud või kuhugi mujal välja löönud, on ju. Et selles mõttes ma justkui olen nagu hetkel päris heas vormis, taastun oma protseduuridest ja nii edasi, aga samal ajal võib olla see vaimne seisund selles momendis vaata et hullem kui haigusest teada saamise hetkel. Et ma pikalt siia nagu teemasse sisse ei läheks, aga see on nagu minu jaoks selline dilemma justkui, et ma peaksingi nüüd minema tööle tagasi mingisugusel kujul, haigusleht saab läbi, on ju 6 kuud on see maksimum ka, mis saab olla ja ma ka tegelikult nagu tunnen, et ma tahan mingisuguse eneseteostusega nüüd ikkagi juba rohkem tegeleda, kui see kodus eneseotsingute ja muude tegevuste ots on ju. Aga nagu see nagu vastuolu minu enda sees on see, et ühtpidi ma saan minna oma tööandja juurde nüüd tagasi, mulle on pakutud ka juba nagu väga ägedaid uusi väljakutseid, sealjuures ka väga selgelt ikkagi välja hääldades, et aga palun tule siis, kui sa oled nagu päriselt selleks valmis, sest et see nõuab väga palju sinu aega, tähelepanu ja energiat, et nagu miski mind täiega nagu tõmbab sinnapoole,
aga teistpidi ma jälle mõtlen, et aga sealt ma ju tulengi sellisest nagu hullust vastutuse võtmisest, möllamisest, vaimsest pingest, et ma nagu ei taha enam sinna ka nagu selles mõttes jälle tagasi minna. Et mis see teine variant mul siis täna on, et ma peakski tulema äkki nõustamisele, et mida muud ma siis võiksin teha, saada võib-olla need suunad kätte. Aga väga pikk jutt, kui ma sellega jõuda tahtsin, on see, et kuigi paberite järgi ma justkui olen praegu heas kohas, ma oma peas ei pruugi üldse heas kohas olla, et tööle naasta. Ma ei tea, kas keegi oskab siin midagi kaasa kommenteerida. Ma võin seda nii palju kommenteerida, et kui me vaatame ka töövõime hindamisest, siis tihti see füüsilise haigusega tulevadki vaimse tervise mured kaasa. See ongi nagu, taha öelda loomulik, aga see on selline paratamatu. Ja siis tuleb ka nende vaimse tervise muredega nagu arvestada, et ka siin arst, töövõime hindamise vaates peaks olema siis ka arsti hinnang, et need vaimse tervise mured on, aga et iseenesest seda ei saa nagu eitada või kõrvale jätta, et kui mul on füüsiline haigus, et siis see vaimne tervis on seal, see väga tihti tuleb kaasa ja on väga olulise kaaluga selle tegutsemisel, et siin väga oluline tegelikult ongi see, et selleks, et oleks ka võimalik neid tugiteenuseid kasutada, ära jää oma vaimse tervise muredega jälle üksi, vaid päriselt otsi abi, nii et sellest jääb ka mingisugune märk maha lisaks sellele, et sa päriselt saad äkki abi. Et see on ikkagi lõpuks kõige aluseks, on ju, et mitte... et seda ei tasu nagu vähe tähtsustada, et ka külastada perearsti või ka psühhiaatrit ja arutada läbi need vaimse tervise teemad, mis need on, kas need, kui tõsised nad on ja see on selline aga kui sa mainisid selle rehabilitatsiooni juures ka vaata seda, et seal ka tiimis on psühholoog näiteks olemas, et teatavasti jälle psühholooge meil on ka vähem kui meie vaimselt kurnatud elanikkond vajab võib-olla, et kas ka töötukassa poole siis nagu selle nõustamise kontekstis saab siis pöörduda või kuidas see käib või millal sa lähed perearsti juurde, millal ma tulen teie juurde? Ma arvan, et kui on vaimse tervise mured ja selline diagnoosimise vajadus või ka selline perearst kaudu võib-olla ka psühholoogi teenus saada ja see on ka Tervisekassa viimase muudatused, et perearsti saatekirja alusel on võimalik kasutada psühholoogi teenust ja kui see ongi nagu tervisega vahetult seotud, et siis ongi mõistlik pöörduda perearsti poole. Kuigi töötukassa pakub ka psühholoogilist nõustamist, aga meie pakume seda töötutele, mitte töötavatele, vaid töötutele ja seda võib-olla, mis siin enne ka läbi käis, et tegelikult töötus ise sõltumata, kas seal on tervis või mitte, toob tihti kaasa sellise vaimse ebakindluse, enesekindluse kaotuse ja me näeme töötukassa vaates ka, et see psühholoogilise nõustamise kasutamise maht töötute puhul on kasvanud ja see aitab inimesi, sest see töökaotus on ka kriis ja sellest nagu välja tulek vajab inimene tuge, et on hästi mõistlik seda kasutada. Ja selles mõttes mina ka täiesti olen kahe käega poolt ja julgustan inimesed hakka, sest tegelikult on nii, et ega mingid vastused meie sees on ju olemas. Aga tihtilugu me ei näe neid valikuid ise ja selles mõttes, kui see tiim on mingis kriisi olukorras su ümber suur, siis tegelikult üha pehmemalt on võib-olla ka võimalik edasi minna ja need valikuid nagu hakatagi tegema. Aga meil saab aeg otsa saama. Et võtaks selle kuidagi niimoodi kokku, et kui sa nüüd kuulasid meie mõtisklusi, mõtled oma igapäevatöö peale ja üldse kogu selle temaatika peale, et meie kuulajate seas on nii töötavaid inimesi, terveid inimesi, erinevate diagnoosidega inimesi, nende lähedasi, eraldi teema on ju veel kogu see lähedaste teema on ju, mida me üldse täna ei katnud. Ja meie kuulajate seas on ka tööandjaid. Et mis su nagu mingid üleskutsed või soovitused oleksid nendele erinevatele sihtgruppidele, et neid julgustada vastutust võtma siis või nagu silg-sirgs oma positsioonilt siis lähtuvalt või oma osalusest lähtuvalt. Kui ma teid et seda kõike kuulates, et
hästi oluline muidugi tunda enda sisetunnet, et mis mu seis on, kas ma jaksan tööle minna, ei jaksa minna, ja teine on kindlasti küsida nõu perearstit, oma eriarstit ja tegelikult Töötukassalt, enne kui neid mõningaid kaalukaid samme teha, et neid kohti, kellega rääkida, et seda võiks küll rohkem kasutada nii tervishoius kui ka Töötukassas ja siis saab mõelda, et mis mu järgmised sammud on, mida teha ja eks ta raske, just see tervisest rääkimine, nendest piirangutest rääkimine on keeruline, aga lõpuks ikkagi see usaldus või avatus annab ikkagi parema tulemuse ka selles tööelus, tööandjaga suhtlemisel ja on kehvi näited, aga tegelikult ikkagi ma arvan, et see usaldus, nõu küsimine, rääkimine, et see on selleks julgustaks küll inimesi. Ja minu võib-olla mõte on ka see, et kuidas see vanasõna oli, et ühesõnaga mentaliteet on see, et ära sülita vanasse kaevu, et kui uus on valmis. Just, et selles mõttes, et ikkagi jah, mitte võib-olla sellise uljana, vaid samas seda riski teemat muidugi võib olema ka. Aga ma ütlen, olen vale inimene võib-olla rääkima, sest minu tööandjad tõesti on sellised olnud, kus on kõik ette taha olemas, et aga just ka sellised ettevõttesisesed karjääripöörded, et on olnud nii Enefitis kui Swedbankis, kus ma olen töötanud, siis need ettevõttesisesed koolitusprogrammid, ümberõppevõimalused, et see kõik on tegelikult ju väga paljudes kohtades olemas, et julge küsida ja oma personalivaldkonna inimestega ka rääkida, kui sa mingil tingimusel oma juhiga ei saa rääkida või sul ei ole nii usalduslikku suhet. Aga enne veel, kui me vajutame selle nupu siin kinni ja vaatame, kas midagi ära ka salvestus, kuna mina olen endine finantsvaldkonna töötaja, siis panen kõigile ikkagi südamele, et kellel on võimalik veel tervislikel kaalutlustel elukindlustust teha, siis päriselt ka uurige selle kohta, sest kunagi pangatellarina ma nägin kõrvalt väga palju seda, kus inimesed selle teema puudutamise juures juba tõmbasid krampi, ei taha välja kutsuda kurja, et kui ma nüüd elukindlustuse teen, et siis muga kindlasti midagi juhtubki või et minuga ei juhtu või kui juhtub, et siis eks need lähedased vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Aga tegelikult ma ei jõua ära tänada seda pangatöötajat, kes kodulaenu võtmise juures ikkagi ei andnud alla ja helistas mulle nii kaua, kuni ma selle elukindlustuse ära tegin. Ja mina võin siin tuua ehtsa musta lambana iseenda näite, et mina olen täpselt see, kes seda ei teinud. Olen siis abikaasa eluaseme laenu kaastaotleja. Ma arvan, me võtsime selle laenu vist, kui ma olin alla 30, eks ju. Ja, selles mõttes, et ei mõtle ju keegi selliste asjade peale ja tüüpiline Eesti naine mõtleb, et mees sureb kindlasti enne. Aga praegu oleks see olukord olnud teine, oleks mul kaastaotlejana olnud kindlustus tehtud, siis tegelikult pool elus oleks olnud kustutatud, et selles mõttes siin mina ka täiesti julgustan inimesi ikkagi realistlikult asjadele otsa vaatama ja tegelikult nendele võimalustele, mis tegelikult meil on tänapäeval juba loodud, et oma tagalat kindlustada. Ja, pluss säästud. Kogumispäevik on üks tore grupp Facebookis, kuhu pöörduda. et tegelikult me saame väga palju ikkagi tervena ära teha selleks, et A, elada tervemat elu pikemalt ja B, hoida oma finantstervist, et olla nendeks ootamatusteks valmis, nii et lõpuks riik saab meile pakkuda erinevaid tugiteenuseid, meid keerulises olukorras aidata, aga oleme ise ka mihklid selle peale, et natukene ette mõelda. Jah, sest vastutab ikkagi iga inimene ise. Just. Aga suur aitäh sulle, Sirlis, et sa olid valmis ja meiega lobisema tulema. Väga äge, et saime nii palju rohkem uut teada ja ma usun, et teil nüüd telefonid on punased varsti, sest kõik tulevad uurima oma võimaluste kohta. Aitäh, meil on selle üle ainult hea meel, kui inimesed tulevad ja oskavad tulla ja ma loodan, et see tänane arutelu ka vähemalt inimesi julgustab esimest sammu tegema, et võtma telefoni, helistama Töötukassasse, et ma tahaksin
kuuldamisvõimalused teil on ja sellest teie veebileht ja koduleht on ju ka äärmiselt informatiivne. Mõnikord on ta isegi liiga informatiivne. Jah, et selles mõttes sinna ikkagi varuga aega, et kui sinna sukelduda, siis teemat ikkagi jätkub pikemaks. Siis tegelikult võibki lihtsalt helistada ja öelda, et ma soovin aega nõustaja juurde, et ükskõik kas karjäärinõusta või lihtsalt nõustaja juurde ja sealt lähiguvad asjad edasi. Super. Kuulge, aga siis on äge purgis ja kohtume juba järgmises saates. Elusat elu! Elusat elu! Aitäh teile! Onkoloogika. Räägime vähist.